Tere! Te vaadate 9. oktoobrises saadet. Täna räägime loomingust, teadusest ja debatist meie koolis. Head vaatamist! Teadlaste öö festival toimus Eestis juba 15. korda. Meie koolis oli see suurejooneline teaduspidu. Kohtla-Järve gümnaasiumis oli teadlaste öö mõeldud laiemale publikule, kuid koroonaviiruse leviku tõttu toimus üritus sel korral koolisiseselt. Mida te siin pakute? Ja me siin pakume, me kuldame siin münte ja me eraldame tegelikult värvainet. Vaatame, kuidas vildikad, kuidas neid värvid koosnevad tegelikult mitmest eri värvist. Ja teine asi, mida me siin teeme, on see, et me kuldame münte. Võtame tavalised vasksed punased mündid ja teeme nad ära kuldseks. Vaatame, kuidas me saame seda koduste vahenditega teha. Teadlaste öö algas õpilaste poolt läbi viidud teadusteatriga ning peale seda oli võimalus osaleda erinevates töötubades. Kas oli raske teadlaste öö korraldada? Väga hea meelega korraldaks veelgi selliseid üritusi oma õpilastele. Teadlaste ööl Kohtla-Järve gümnaasiumis näitasid nii õpilased kui ka õpetajad põnevaid katseid. Olid erinevad töötoad, näiteks illusioonide tuba. Samuti õpiti valmistama oma tehtud jäätist, tegeleti programmeerimisega ja palju muuga. Peale uute teadmiste omandamist lõppes õhtu diskoga. Mida sina teed? Ma teen jäätist. Siin on piimakoor, jää ja suhkur ja tuleb jäätist. Kas sulle meeldib meie teadlaste öö? Ja väga meeldib. Mida sina püüad teha? Mina üritan õpetaja Mikule ära teha ja selle pusle kokku panna, sest et ütles, et tema seda kokku ei ole pannud, aga ma tahan tõestada, et ma suudan seda kokku panna. Kohtla-Järve gümnaasiumis avati 5. oktoobril ühisnäitus Minu looming. Mida näitus endast kujutab, uurisime korraldavalt õpetajalt Kristlin Virkuselt. Näitus avatakse järgmisel esmaspäeval ja see jääb avatuks 2 nädalaks kuni 16. oktoobrini. Osalema ma ootan kõiki õpilasi ja ka kooli personali seast siis inimesi, et kõik, kes on selle kooliga seotud. Ma olen püüdnud julgustada ka kõiki inimesi just nimelt näitama seda loomingut, millega nemad tegelevad, et siis lisaks joonistustele ja fotodele, miks mitte salvestada, kui keegi mängib mõnda pilli, muusikainstrumenti või tantsib, panna see videosse ja seda näidata. Ma ootan igalt inimesed siis 1 kuni 5 teost. Ja siis loodan, et sealt edasi juba soovitakse teha ka isikunäitusi, kus võib rohkem oma loomingut näidata. 5. oktoobril tähistasime ülemaailmset õpetajate päeva. Õpetajate rollis olid meie kooli abituriendid. Pärast tunde toimus õpetajate päeva pidulik kaktus, kus anti välja Kohtla-Järve gümnaasiumi aasta õpetaja aumedal ja tunnustus aasta kolleeg. Aga õpetajad üllatasid kooliperet ühislaulmisega. Kohtla-Järve gümnaasiumi aasta õpetaja 2020 on bioloogiaõpetaja ja loodusainete õppetooli juhataja Anne-Mari Roost. Aasta kolleegi tunnustuse sai oskus- ja valikainete õppetooli juhataja Ainiki Seppar. 1. oktoobril viidi läbi meie kooli ees spordiväljakul Euroopa spordipäev. Toimusid korvpalli ja lauatennise võistlused. Korvpallis osales 4 võistkonda ning 3 esimest kohta said ka auhinnad. Võidukas oli Kermosten Bertrami, Sander Naaritsa ja Mihkel Kiiveri võistkond. Lauatennises sai esimese koha Vladislav Januškevitš. 1. oktoobril tähistas kogu maailm muusikapäeva. Seda tehti ka meie koolis. Peagi saabun tagasi su juurde, tervitusi viigu sulle tuule. Muusikapäeval oli kõigil võimalus näidata oma armastust muusika vastu. Kohtla-Järve gümnaasiumis pühendati muusikapäev Eesti lauljale Georg Otsale. Tänavu tähistati suure Eesti laulja 100. sünniaastapäeva. Koolis väärtustatakse muusikat ja loovust ning me oleme märganud, et need, kes on andekad muusikas, on tublid nii matemaatikas kui ka loodusainetes. Muusikapäeval esinesid nii õpilased, õpetajad kui ka Kohtla-Järve gümnaasiumi noorteorkester, mis on saanud 1 aasta jooksul juba suurte lavade kogemuse.
rubriigis Üks küsimus vastab Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur. Miks on tänavu Kohtla-Järve gümnaasiumis 100 õpilast vähem? Kohtla-Järve gümnaasiumis alustas õppetööd sel aastal poole vähem õpilasi, nimelt 166. Sellel aastal lõpetas 102 abiturienti gümnaasiumi. Juurde võtsime läbi tiheda konkursisõela 46 õpilast ja umbes 100 lahkus, kes oleks võinud jätkata G1 või G2, seetõttu, et kas ei saanud oma õppimisega hakkama või neile oli liiga raske siin õppida. Kindlasti võisid olla ka keelelised ja kultuurilised põhjused. Esimene aasta oli selles osas küllaltki ränk, aga meil on nüüd uus võimalus jätkata väga motiveeritud õpilastega. Eelmisel nädalavahetusel korraldasime meie koolis debati eestikeelse gümnaasiumi hariduse teemal. Näitame teile paari lühikest lõiku. Täispikkuses arutelu saate vaadata eraldi The Saade Plussis. Ja selle autoriks oli Kirill Kõpp, kes postitas Facebookis ühe sellise teksti, mis puudutab ka Kohtla-Järve gümnaasiumit. Meil oli temaga ka kokkulepe, et ta tuleb täna siia arutlema, aga nagu näete, tema koht on tühi. Edaspidi me läheme nüüd vene keelele üle, et ka tema saaks aru, millest me siis räägime, et ka tema ja need, kes siis temaga võib-olla samamoodi mõtlevad, saaksid aru, millest see arutelu siin käib. Родители, чьи дети теперь вынуждены ездить в Силаме и в гимназию или еще хуже, профтех, напишите мне. Юрий, какое твое впечатление от этого поста? Ну, по-моему, автор поста все, что хотел донести, донес, выбрав все подходящие слова до этого, обозвав учителей уголовниками, директора неуважающим русскую культуру, но поддержал зато 100 человек, которые не продолжили обучение в этой гимназии в прошлом году, не потому что они идиоты, а потому что у них были другие приоритеты и цели. Если они хотели бы реализовать себя в эстонском обществе, то они бы посвятили какое-то время эстонскому языку. Юра, он сам родом не из Эстонии, и он переехал в Эстонию и начал учиться в 8 классе, и он буквально за год выучил эстонский язык и уже в 10 классе сдал на категорию C1. Очень было интересно прочитать то, что он прямым текстом обозвал всех студентов профтеха, написав, что еще хуже, что они пошли в профтех. Я думаю, что хуже не хуже, но это их выбор, и если они хотят работать по специальности, которую преподают в профтехе, то почему бы не пойти туда? Sellised olidki meie saate teemad. Täname vaatamast.